Tere hommikust! Jälle üks uus ilus päev siin baalil. Eile võtsime endale sellise puhkepäeva ja reisisime kuskil 3 tundi siia baali põhjaosasse, siis selle linna nimi on meil Lovina, jah, ehk siis sõitsime üle mägede ja väga käänuliste teede ja siin on meil jälle üks superlahe majutus, $24 öö. Martin valib päris hästi. Hommikusöök on söödud, ujuda saime ka, bassein on ka meil jälle olemas, nii et täna võtame endale sellise puhkepäeva. Rentisime taaskord endale rollerid, 50 000 ruupi päev ja viskame kotid selga ja lähme sõidame siis lääne poole. Vaatame seda, tutvume selle rannikualadega ja võib-olla siis võtame natukene päikest ka vahelduseks, et jume on sisuliselt sama nagu Eestist siia saabudes, aga tahaks pruuniks ka saada, nii et asume teele. Ühesõnaga põhimõtteliselt kõik need majutuskohad on sellised lahedad, kus on nende enam-vähem nagu pereärid, et lapsed koristavad, möllavad, kastavad taimi ja hoolitsevad kogu selle majapidamise eest siin ja vanemad tegelevad siis kogu selle marketingi ja neti poolega. Aga jah, lahe vaadata, kuidas juba põllepikkused lapsed siin käivad ja hoolitsevad asjade eest, nii et kasvatus on hea, võib öelda. Aga asume nüüd teele, rollerid on meil siin. Martin on ka valmis. Käigud või? Ühesõnaga me oleme mingi poolteist tundi juba siia lääne poole sõitnud. Tahaks jõuda siis sinna lõpuks sinna selgetesse vetesse ja saarte juurde. Loodus on drastiliselt muutunud juba, aga ega rollerid õhu ja armastuse peale sõida, nii et natukene kütetame. Martin tangib ja gas. You have gas? Petrol, jah? Okei. Et kütust tuuakse siin niimoodi sellistes hapsaluudi pudelites meil, et meil on sinist ja kollast. Nagu ma aru olen saanud, siis vahet ei ole, kumba sa paned. Üks on turbo ja üks on tavaline. Venemaalt tuuakse ka sinist ja vahet ei ole. Sõida või toiduoli peal selles mõttes. Peaasi, et midagi paagis on. Järsku vaatasid punases või? Vaatasin august läksin läbi järsku. Seier hüppas paika vist. Okei, thank you, bye! Jube sketši road ju. Panime head 2 tundi, sõitsime jumala korraliku tee peal siuke. Said sõeluda värki, lõpud oli üldse nagu autobaani peal oleks. Ja järsku Elvis tõmbab rajalt maha ja tõmbame kuskile džunglisse ära. Tankid võtavad vastu perekonnaga ja vaatame, mis saab. Asfalt ei mõle ja ainult augud ja lehmakoogid. Ja sõidame rahulikult, järsku Martin karjub, ma küsin, mis juhtus. Ja ta väidab, et nii suur... Ei, see on väike. No ikka mingi nii suur või? Ma näitan, kui suur. See oli siuke, siit kõrvalt tuli, jooks. Jalad käisid niimoodi. Komodo või? Ma ei tea, mis asi see oli, mingi lüsur oli. Keha oli siuke, saba oli kuradi taga siuke. Kus ta läks? Seal pool kõrgemalt puud on, see oli jõhker. Ühesõnaga, me oleme siin tee ääres, siin on täielik džungel praegu ja see on siis reservaar või see loodus, mis on see maastiku kaitseala. Täielik reservaar ja siin on ikka loodus on poole metsikumna, see on see õige. Ja esimesed 5 minutit oleme mingi suvalise ammu ära lagunud tee peal siin sõitnud ja juba nägime Komodo dragonit, aga siin tuleb ettevaatlik olla, sest et nad on suured ja nad on väidetavalt ka inimesi ära söönud, nii et tuleb ettevaatlik olla, jalad kõrgel üles ja lähme edasi. Või siis lähme tagasi või? Ikka ainus tee on edasi, nii et lähme edasi. Ühesõnaga jõudsime siin on ka ikkagi National Parki mingi entrance, et viidi meid kõikide tuuridega kurssi, aga kõige lühem on põhimõtteliselt 3-tunnine trekking siin, et on see siis jala või rolleriga, mis vahet ei ole, et vaatad kindlasti seda väärt, aga kuna meil praegu nii palju aega ei ole, kõht on juba tühi käes, me lähme praegu tagasi vaatame, äkki leiame midagi süüa juua ja tahaks natukene puhata ka. Et võib-olla siis tuleme homme siia tagasi ja siin nagu väga palju loomi lubatakse küll näha, aga Komodo dragon pidi olema ainult meetri suurune, et tahaks ikka seda kuradi jurakat näha, seda 3 või 4 või 5 meetrist või kui suureks kasvad. Et praegu paneme seda rough roadi pidi tagasi ja võib-olla näeme veel mõnda ahvi ja siis teeme väikse beachi. Oh, no thank you.
see on see kuulus Elvis. Good, thank you. Thank you. Camera got them, no problem. Thank you. Thank you. No problem. Paned siit või? Ma panen siit jah, väikse selle poistega põnevne. Kuna ma praegu sinna matkale läinud, siis mõtlesime, et näitame teile milline see sadam siin on, mis üle nagu maismaa osa peale läheb, et oleme siin täitsa tipus, nii-öelda Poolsaare tipus, et teeme kiire lennu ja siis otsime endale mingi vaikse ja mõnusa kohakese, kus natuke chillida. Siis kohalikud tüübid juba lahedad vennad, nii et tegime nendega paar pilti ja nüüd läheme laseme drooni lendu. Sadama ennast kaua filmida ei olge, et siin mõne minutiga on terve hunnik inimesi ümber ja ma ei tea, et siin on palju igasuguseid tenne ja segajaid ka ja eks siin võimud võivad ka tulla varsti meist peedistama, nii et kiired 5 minutit ja läheb edasi. Ma lasen kohalikel kirjutada oma Instagramid, Facebookid ka üles, sest nad jubedalt tahtsid seda materjali pärast ka näha, nii et ootame, kui nad valmis saavad ja teeme suusad. Sõidame täie õhuga ja ma ütlen Tiidule, et kuule, jääme seisma, sööme midagi. Panin 20 meetrit tagasi üks space, Martin paneb julgelt paarsada meetrit tagasi ja sootab keset teed seal, et puhtav, kus ma küll läksin. Me oleme üle 2,5 tunni sõitnud ja hommikuks oleme söönud ainult ühe banaanipannkoogi, nii et leidsime siin mingi laeda koha, mõtlesime, et võtaks midagi vahepeal süüa ja koguks mõtteid. Janu on ka meeletu, kogu aeg on püsiviga on see, et oleme siin paalil, kus peaks nagu jube palju jooma, aga vett me kunagi kaasa ei võta ja niimoodi on see vedelikupuudus kiire tulema. See ei ole siin baalil nalja asi, et hiljuti mul alles käis vend oma naisega käisi Tais ja Anette oli siis paar päeva haiglas seal vedelikupuudusega, et ärme sama viga korda, õpime enda vigadest ja õpime teiste vigadest ka. On miskit teada? Ossa raisk, kus sul on rantsi, mine pekki. See on see kiivri jama. Jõhker. See räigelt surub. See oleks nagu mingi kurikaga pääsed. Terve seit surub niimoodi. Ma kogu aeg sätin, et suruks teise ka. Koha nimi Celiini Cafe and Bakery, aga teevad igasugust muud head paremat sööki ka. Tellime siis toidud ära ja mingi 5 minutit hiljem tuleb chef meie juurde, ütleb, et no cook. Me tellisime siis 2 riisirooga ja kokat. Tuli siis no cook. Me mõtlesime, et siis kokka ei ole, eks siis küsisime, et kas siis juua saab, et kokat palun. Ja siis ta ütles, et kokat ka ei ole, mõtlesime, et mis jama on, aga siis me saime aru, et tegelikult hoopis kokat ei ole, et süüa saab. Nii et success. Kuna me oleme nagu pikalt rolletega sõitnud ja siis see wind chill puhub üle kätte, siis sa ei saagi aru tegelikult, kuidas päike peale hakkab, eks me seisma, sest ma tundsin, mu käed õhetasid ja tuleb välja, et ma olen üleni punane siit. Et nüüd tuleb seda 50 see faktoriga päikesekreemi peal uhada, sest päris paras sõita me ees. Ja korralik särk on ka endale selga päevitatud juba. Ja huvitav faktor Bali liikluse kohta on see, et siin ei olegi kiirusepiirangut. See teebki kogu asja nii crazy, et siin on vahepeal mitmetonnised veokid, mis veavad gaasi, vett või banaane või mida iganes ja kogu koorem on kinni siis ainult ühe koormakummiga. Ja kui nad nüüd läbi nende kitsaste kurvide ja järskude nõlvade seal pööravad ja laskuvad ja tõusevad, siis on päris ohtlik, et tuleb silmad kõrvad lahti hoida, et kui varem rolleriga või üldse kaherattasega sõitnud ei ole, siis soovitan julgesti ikka 40-50 kilomeetrit tunnis kas või tõristada, et siis oled nagu safe. Lihtsalt me oleme siin lollid, et kannatust ei ole ja jaksa seda 3 tunnist sõitu siin päevatse sõita, nii et... Kutid tõmbavad ei kuskilt mingi rolleriga ja tagarattasse lihtsalt. Ma olen endale sellise särgi selga põletanud, et tulitab korralikult. Tunnen, jah. Ma arvan, et ma panen küll edasi topless. Oi, vaatame, suur sipelgas. Särgi upgrade. Läbid natukene augud suuremaks nagu Martinile. Keerad risti peale, siis saad rantidest lahti külje peal. Aga jah, kott jalga vahele, sest sangad soonivad jubedalt juba õlgu. Aga let's go!
vaatame, siin on ahve. Siin on väga kõvem monkey business juba tee ääres, vaatame, siin on silt ka ettevaatust, et monkid on teravad, et võivad sul asjad ära virutada, aga vaata, siin nad on. Monkey business! Või siin on iseteenindusputka vist. Tahaks nagu pentsu ja nagu siin on olemas ka, aga siin on vist iseteeninduslett. Värk siin on. Ilm on juba rohkem teist. Isub jälle vihmale ja vaatab, taevas on jälle ränk. Õnneks mul kotil siuke vihmakatte peale tõmban peale, kuna teenikat ei ole küll vaja ära uputada, nii et ma ei tea. See on siuke 50-60, ma ei tea, kas ta tuleb või läheb. Vaatame seda praegu edasi, siis passima ka ei ole praegu, et läheb üle, siis saame ja kui saab, siis saab ja kui ei saa, siis ei saa. No nagu arvata oli, jäimegi taaskord paraja saamaka kätte. Õnneks päris laus padukat ei tulnud, aga päris kõva vihma tuli. Meil ei ole neid kuradi vihmakatteid ka, et siis on tegelikult istmete all peaaegu kõigil rolleritel see vihmakatte olemas, aga noh, nagu ma üldse imesta, et meie omadel ei olnud. Aga nüüd jõudsime koju ja võtame kerge time out'i. Martin juba jookseb. Ühe hooga või? Tule näita särki. Räme särk on seljas. Vaata. Hops. Ilusti. Siit on näha. Ja ilus õlarant ja siit näha. Kotid tuppa ja kerge ujumine, kerge pesu ja siis vaatame edasi. Tänane päev on jah selline enamasti rolleri sõit, et 3 tundi sinna, 3 tundi tagasi põhimõtteliselt võiks. Ega siin nagu rohkem seda valget aega väga palju ei olegi, et teeme kerge ujumise ja saame kõhud täis ja siis vaatame, võib-olla lihtsalt lõõgastume, sest täna saime nagu korralikult päikest ja... Mis asja? Ma lõpetan selle, räägime nüüd ära. Lõpetad ära või? Martin tahab siin midagi lõpetada, ma ei tea, mida ta lõpetama hakkab, aga vaatame. Mis sul nii on? Vop! Nii, ujumas käidud, pesemas käidud. Nüüd lähen käin kiirelt siin üle tee supermarketis, et võtan, ma ei tea, mingit energiajooki või proteiinibatooni, sest silmad ei seisa lahti, natukene energiat vaja, sest magama ei saa veel minna. Vaatame, äkki leiab midagi. Siin Minimartis käis küll kõva pidu, et paiss põhjas, aga neil siin suurt midagi muud teha vist ei ole ka, nii et pidu käib 24/7. Hei, see on meie host seal, väga lahe tüüp. Ja tal on tegijad sikkel, KTM 6 täis. Seisab siin. Super look. Kurat, sellega tahaks küll mingi päev sõita. Hei, kuna meil on rand ainult 2 mintsas ja jalutuskäigu kaugusel kodus, siis võib-olla saame veel mingi mõne toreda hea kaadri tänase ilusa päeva lõpetuseks. Aga juba paistab sealt, nii et ka ikkagi mingit head vaadet siin praegu, et nagu mingi kuradi nõid käib kaasas meiega. Nii kui koti lahti teed, hakkab vihma sadama ja ei ole midagi teha. Peate leppima täna sellise igavama päevaga, nii et vaatame meie rolleri sõitu ja kuulame meie ujumist ja kuulame meie rumalat mula. Loodame, et homme on ilm okei, siis saab selle võrra võimsamalt jälle. Hello, my friend. Hello. Hey, look, I... Sorry? Vai, Bali weather, Estonian people. Vai. Ühesõnaga, ilm meid täna ei soosi, mütsi kaotasin ära. Vaata seda praegu edasi. Suurt erilist meil teie jaoks midagi täna varus ei ole, siis ma arvan, et lõpetamegi selle vlogi siin täna ära. Loodame, et homme on ilm parem, homme plaanime minna siis kohalike koskjade juurde. Vaatame, võib-olla saame siis hüpata ja ujuda. Et kohtume teiega juba homme ja nii kaua pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head. Hoidke jalg pedaalil ja... Lõbu arvalt kokku ei hoia. Tšau.